kuidas valida endale võimalikult jätkusuutlikke sporditarbeid? Muidugi väga paljude sporditarvete puhul oleme me jälle sellise valiku ees, et need materjalid on sageli komposiitmaterjalid, et neid ongi hiljem keerulisem ringlusse võtta, aga siiski ka sporditarvete valimisel võiks lähtuda sellest põhimõttest, et kui me poest neid soetame, et nad oleksid võimalikult kvaliteetsed, kauakestvad ja hiljem, kui me neid tõesti enam ei kasuta, nad on katki läinud, siis me viiksime nad jäätmejaama vastavatesse konteineritesse, kuhu nad sobivad. Ja võimalik, et teinekord on mõningaid sporditarbeid võimalik ka parandada, et siis kasutada kindlasti neid parandusteenuseid, et me saame selliselt siis nende toodete eluiga pikendada. Et näiteks siis erinevad klaaskiuga armeeritud tooted, et neid on võimalik parandada, või siis näiteks ka surfarite kalipsod, et nendel on olemas parandusteenused, purjedel on parandusteenused olemas, et kindlasti siis valida kvaliteetne toode, võimalikult kaua kasutada, võimalusel parandada ja hiljem siis kasutuselt kõrvaldades viia ta siis just sinna kõige õigemasse kogumiskasti, mis jäätmejaamas on olemas. Tarbijana oleme me alati valikute ees, ka näiteks sporditarbeid ja spordirõived ostes, et esiteks, millised on need kõige kvaliteetsemad spordirõivad ja tarbed, millised on kõige jätkusuutlikumad ja muidugi ka rahakotisõbralikumad. Samas muidugi me peaksime kõigepealt arvestama ka sellega, et kas meil üleüldse neid uusi sporditarbeid ja spordirõivaid on vaja, sest sageli meil on kapid täis juba erinevaid asju ja me ei pruugigi kõike neid kogu aeg kasutada, et nad võib-olla lihtsalt niisama seal seisavad. Aga kui me ikkagi oleme selgeks teinud, et meil on seda uut toodet vaja endale osta, siis me peaksime kauplustes või veebipoodides siis suutma välja valida selle kõige kvaliteetsema ja jätkusuutlikuma toote, mis muidugi on päris keeruline. Millest me saaksime sealjuures lähtuda, et näiteks me võiksime vaadata ettevõtte tausta, kas sellel tootel on mingisugune märgis, rõivaste puhul kõige levinum märgis on Ökotex ja siis on olemas ka COT-sertifikaat, mis näiteks näitab, et kui palju seal on orgaanilisi kiude sees, orgaaniliselt kasvatatud kiude ja need on sellised väga kindlad kvaliteedimärgid. Ja muidugi me võime siis kasutada lihtsalt ka sellist talupoja tarkust, kui me lähme poodi, vaatame neid tooteid, kas nad visuaalselt tunduvad meile kvaliteetsed. Näiteks rõivaste puhul on sageli ka nii, et me näeme, et juba seal riidepuu peal poes rippudes on see materjal läinud topiliseks või natukene koledaks, siis kindlasti ei tasu seda osta. Ja väga huvitav selline testimise meetod, käepärane on ka toodete nuusutamine. Et kui neil on väga selline intensiivne lõhn juures, see näitab seda, et nad sisaldavad mingisuguseid kemikaale, võib-olla siis üle lubatud piirnormi. Aga siiski võiks usaldada neid märgiseid ja märgiste peal on sageli ka sellised numbrid ja koodid, millega me saame kontrollida, kas see märgis siis reaalselt ka eksisteerib sellel ettevõttel. Nüüd, kui me oleme siis selle kvaliteetse jätkusuutliku tootega koju jõudnud, hakkame seda toodet kasutama, siis kindlasti aeg-ajalt me peame seda pesema või hooldama kuidagi, et siin tuleb leida jälle tasakaal selle vahel, et kui palju me teda peseme, kui tihti, võib-olla alati ei olegi vaja pesta, kui me räägime nüüd rõivastest, et võib-olla me saame panna lihtsalt välja tuulduma, värskenduma, et näiteks kui me räägime merino villasest aluspesust, soojast aluspesust, siis sellise aluspesu puhul sageli piisabki sellest, et me paneme sellise niiskema ilmaga ta välja rippuma ja juba siis ise puhastub seal ja on siis värskem, et selga panna. Ja nüüd on väga hea küsimus ka selles, et millistest kiududest materjale eelistada. Et muidugi sageli on levinud arvamus, et looduslikud kiud on jätkusuutlikumad kui sünteetilised kiud, aga see täiesti sõltub jälle konkreetselt, kuidas seda kiud on kasvatatud, näiteks puuvilla puhul, et teinekord mõni polüester võib olla keskkonnasõbralikum kui siis puuvill. Nüüd muidugi sünteetiliste materjalide puhul on see probleem, et iga kord, kui me neid pesumasinas peseme, siis sinna pesuvette läheb väga palju mikroplasti ehk mikrokiu osakesi. Et jällegi see toetaks seda, et me võiksime neid pigem harvem pesta.
Aga siiski spordirõivaste puhul tõesti, kui me tahame, et tegemist oleks sellise mitte väga palju niiskust imava materjaliga, siis tahes-tahtmata me peame valima need sünteetilised kiud. Ja väga oluline aspekt, milles meie saame kaasa rääkida, on ka see, et kui kaua me neid tooteid kasutame, et me võiksime neid võimalikult kaua kasutada, vajadusel parandada neid, kui me ei soovi neid enam ise kasutada, siis suunata nad korduskasutusse.